lugemiskest. Ja me loeme siit. Alguses loeme loo ja siis pärast loeme natukene anekdoote. Ja kuna varsti tuleb Eesti Vabariigi sünnipäev, siis me loeme eestlaste ühissaladust. Kallid lapsed, homme on Eesti Vabariigi sünnipäev, ütles õpetaja tunni alguses. See on väga tähtis ja tore päev. Jah, sest siis ei ole tarvis kooli tulla, ütles Taavet. Õpetaja noogutas. Tõsi, homme on vaba päev ja kõik eestimaalased saavad rahulikult oma riigi sünnipäeva tähistada. See on meie kõigi ühine pidu. Iga eestlane teab, mis päev on 24. veebruar. Õpetaja pidas pausi. Tema jutt pidulikum kõlaks nuuskas ja küsis siis, kas te oskate öelda veel midagi, mis kõiki eestlasi ühendab? Eestlastel on sinised silmad ja valge pea, hüüdis Artur. Minul küll ei ole, hõikas Taavet. Minul on pruunid silmad ja mustad juuksed. Minul ka, karjusid veel vähemalt pooled lapsed. Aga Birgit tõusis lausa püsti ja kuulutas. Minul on rohelised silmad ja ema ütleb, et see on kohutavalt ilus. See on küll tõsi, et juuksed ja silmad on meil väga erinevat värvi, nõustus õpetaja. Äkki pakute midagi muud? Liisabet aevastas ja lausus. Eestlased söövad kama ja verivorsti. Ise sa sööd, vaidles jälle Taavet. Mina ei võta verivorsti suu sissegi ja kama on ka hästi vastik. Mina söön pitsat. Meie ei söö ka kama, kisasid veel paljud ja verivorsti ka meil ei maitse. Minu lemmiktoit on hoopis sushi, teatas Birgit, kes ikka veel püsti seisis ja oma rohelisi silmi pilgutas. Maitsed on inimestel tõepoolest erinevad, noogutas õpetaja. Mõtleme veel, mis ühendab kõiki eestlasi. Ise samal ajal käisega nina pühkides. Ei ole nii. Mina näiteks ei oska üldse laulda. Polnud Taavet jälle nõus. Laulmisõpetaja ise ütles, et sina Taavet oled parem tunnis vait või muidu sa aja teised ka oma joruga sassi. Ja tantsida meile ka üldse ei meeldi, hüüdsid teised poisid. Tantsimine on plikade värk, meile meeldib jalgpall. Nojah, oli õpetaja nüüd päris nõutu ja nuuskas uuesti nina. Kas me siis tõesti ei oska veel midagi välja nuputada? Midagi meil ju peaks ikkagi ühist olema. Natuke aega valitses klassis vaikus. Kõik juurdlesid viimaks, tõstis käe Hendrik. Minu vanaema ütleb ikka, et eestlastel on alati nohu. See on õige, hüüti igalt poolt. Minul ongi nohu, minul ka. Minul on räme nohu, aga minul lausa tilgub. Mul on nina nii paksult tatti täis, et jube, ütles Taavet uhkelt. Kuulake, kuidas löriseb. Isegi roheliste silmadega Birgit ei vaielnud vastu, vaid noogutas nõusolevalt. Võttis välja pitsilise taskuräti ja pühkis sellega hoolikalt nina. Jah, nohu on meil tõesti kõigil, ütles õpetaja rõõmsalt. Selle poolest oleme me kõik väga sarnased. Ning siis nuuskasid õpetaja ning lapsed ühe korraga ja klass kõlas pidulikult umbes nagu pasunakoor. Nüüd lähme aga naljade juurde. Kass läheb koera juurde ja küsib tollelt. Kuule koer, mis sa arvad, kelle ma oma sünnipäevale võiks kutsuda? Koer pakub. Kutsu hiired. Ei, hiire ma küll ei kutsu. Nad on
nii ülbed. Aga kutsu siis lehma ma küll ei kutsu, ta tuleb alati oma koogiga. Karu vaatab, kuidas jänes jookseb. Otsustab talle ta kinni püüda ja ära süüa. Hakkab järele jooksma ja jõuab ainult 100 meetrit joosta. Siis istub maha ja mõtleb. Hea veel, et jänes mind taga ei ajanud. Mees leiab toast teo ja viskab aknast välja. Aasta pärast annab keegi ukse kella. Trepikojas on tulivihane tigu. Noh, mis see siis nüüd olgu? Kiri loomaaia väravas, puurid remondis, loomad vabaduses, sissepääs poole hinnaga. Mida ütles koer, kui nägi elektrilampidega jõulupuud? Lõpuks ometi üks korralikult valgustatud tualett. Hunt ja jänes magavad naril. Järsku käib kõva mürts. Mis juhtus, küsis jänes. Särk kukkus maha, vastab hunt. Nii suure mürtsuga. No ma ei jõudnud seda veel seljast võtta. Ja siin on veel üks nali. Tead, kõige rohkem kardan ma pimedust ja hambaarste. Aga mida rohkem? Muidugi pimedust. Miks nii? Kunagi ei tea, kui palju pimeduses veel hambaarst olla võib. Kohtuvad endised klassikaaslased. Millega tegeled? Jaapani autode maale toomisega. Abielus ka? Jah, 2 tütart, Karina ja Corolla.